No tervist, et mul siin enda S4 on sees, et pime aeg on käes ja tuled ei näita hästi, et mul on siin üks vana tuli lahti võetud, projektor on ära põlenud ja põhimõtteliselt oli Black Friday mingi müük ja siis ostsin Aharoni uued projektorid, Xenoni omad ja nüüd võtakski tuled eest ära ja paneks need uued projektorid külge sinna. Ja kõigepealt mõõdaks ära, mis valgustugevus vanadel tuledel on siis ja siis pärast vaatame uut teama, et oleks mingi võrdlusmoment olemas. Et ma panen toast tule kustu korra. Ja nüüd keerakski need tuled eest ära. Käivad suht lihtsalt ära eest. Ja projektorid käivad ka suht lihtsalt välja, et siis vaatame, kui ma laua peal need. Ma teen kõigepealt ühe ja siis teeb teise poole, et võrdleme ka niimoodi eraldi oma vahel. Siin on vaheplaat selle projektori jaoks ja siis siin on QR kood, seda skännides saab instruktsiooni, et siin uuel projektoril tuleb mingid nurkasid natukene maha käiata ja tulel sees tuleb üks koht maha käiata. Aga seda näeb instruktsioonis siis. Näitan siis selle pealt, et siin, kus ma musta markeriga tõmbasin, et see nurk on vaja ära lõigata. Ja siin, kus ma musta markeriga olen märkinud, et on vaja pesad teha, et see kinnituspolt ära mahuks, et muud ei olegi siin. Ja siin on vaja üks tükk sükke välja sulatada, et see pistik ei mahu ära muidu sinna. Ja muud ei olegi, et see plaat külge ja siis sinna külge keerata ja on valmis. Nii, uus projektor on küljes. Pirni ma alles mingi aeg panin uue, et seda ma ei hakanud vahetama. Aga nüüd ma panen selle kaane külge siit ja panen auto külge tagasi ja siis vaatame, mis tulemus jäi. No väike vahe on, et kaugtulel on eriti. Proovime selle aparaadiga ka, palju see näitab nüüd. No, 10 korda suurem see luksude arv siis kui ennem. Et seal pool oli 1000 midagi ennem, nüüd on 10 000. No nii, et need tuled said ikka mega head, et pimendas on väga hea sõita, et eelmistega ei anna kohe üldse võrrelda. Eelmistega ei näinud mitte midagi, eriti sellise, kui lund ei ole ja siuke poole ämar ja vihmane on, siis oli ikka väga halb sõita. Aga nüüd on nagu mõnus. Aga selleks korraks kõik, pane like ja subscribe ja proovime siis järgmine kord midagi muud teha.